Nüüd me oleme jõudnud seisu, kus siis ehitaja on lahkunud ja hakkame üle vaatama, mis siis tegelikult need muutused oli, mis ehitaja tegi. Et mõned neist olid kohustuslikud, lihtsalt kui me tahame seda poodi siin pidada. Räägime sellest, mis nüüd saama hakkab. Sina vaatad seda videot esmaspäeval, see tegelikult on filmitud nädala keskel, ehk siis palju asju on selleks hetkeks juba muutunud ja esialgne plaan näeb ette, et me selle nädala keskel juba saame äkki selle poe siin avada. Aga hakkame järjest vaatama. Kõige suurem asi on see sein siin, sellepärast, et võt selle koha peal oli muidu sisenemine WC-sse ja kuna meie müüme maitseaineid, liha ja kõike muud, mis me tahame siin müüa, siis siin otse sisenemisega müügisel ongi seda WC uksest läbiminekut olla ei tohi seaduse järgi. Ehk siis me pidime selle ukse kolima teise ruumi ja nüüd on see sisenemine siis siit. Seadus on selline. Lisaks siis panin siia uue ukse, värvisid kõik asjad ära. Kõik on puhas ja vägev. Samamoodi kõik postid, seinad on saanud nüüd siis vähe tumedama tooni. Hubasem, olenemata sellest meeletust klaaspinnast on siin nüüd natukene hubasem. Ja läheb natukene rohkem kokku ka, ütleme, need postid ja siis raamistik, mis siia sisse tuli ja meie kapid. Siin on nüüd ka suhteliselt need raamid on valmis, et kõik vahetoed on pandud, et jalad seisavad korralikult. Raamistik ise on ka nende postide külge veel kinnitatud siia, et midagi ei kõigu ega ei õõtsu. Siin samamoodi siis igalt poolt on värvitud ja tehtud. Minu ja Rasmuse ja Keijo istumisala tuleb siia. Siia tuleb siis laud, suur meie kolme jaoks. Ja siin taga me hakkame oma igapäevast tööd tegema. Need asjad me siis muidugi kleebime kinni, et me siin päris nagu väljanäitusel ei oleks iga päev. Ja siia ette, siit uksest sisse, siis kohe siia ette tuleb lett, kus taga siis hakkab priit olema. Sinna ette plaanime veel söed ja värgid panna. Ja siia siis selline aksessuaaride sein ja postamendid. Siia siis külmikud tulevad homme. Ma ütlesin, filmin seda nädala keskel. Täna päeval tuleb koristusfirma peale, kes teeb siin suur puhastuse peale ehitust. Peseb ja leotab kõik asjad ära. Ja samal ajal siseneb siis ka siia veel kappe, lett ja meie laud. Ja siis külmikud tulevad siia homme. Siis ahjud ja muu kõik, mis sellega kaasas käib, mis seal tagarivis on, hakkab sisenema homme poodi. Inimesed tulevad siia, hakkavad asju kokku panema. Siis see nurk siin saab olema pakkimisala. Ehk siis internet ju endiselt käib ja seda interneti asja on meil plaanis nüüd hullu moodi lahendama hakata niimoodi, et see veel parem ja veel suurem oleks ja veel rohkem saadaval oleks asju, sest kaubavalikut me saame siia päris palju panna. Ja see on meie uus pakkelaud. Et olen tegelikult igatsenud ise ka siia sükest asja nagu pakkelauda endale osta, aga pole raatsinud seni, aga nüüd ei jää muud üle kui ikkagi korralik pakkelaud, kus on kõik rullikud ja värgid küljes ja kõik asjad on pakkelaua küljes. See on meie väike laoala, mille me paneme ka kinni siit veel, paneme siia pika kardina ette. Ja võimalikult palju asju hoiame ikkagi väljas, et see ladu püsiks väiksena ja selle plaanime seda kinni teipida, et seda vaatama ei peaks. Siis siin on meil tagatuba, kus asub meie suur ventilatsioon. Siin on veel lahendamata asju meie jaoks. Meil on ideid, mida siin teha saaks selle ruumiga. Siis siia me paneme suure riiuli,
kus hakkavad siis pakitud kaubad olema kullerite jaoks ja kullerid hakkavad käima siis siit tagant ukse kaudu. Kindlasti on paljudel küsimus, et kuidas, kui ma ostan ahju või mismoodi te selle siis mulle kätte annate, tulete siit trepist alla või? Vastus on, et ei tule. Me tuleme hoopis roklaga ja tuleme siit kaudu. Meil on kaldtee, me saame sellega siit ilusti autoni kõik asjad ära viia, kui vaja on. Et ei ole probleemi. Täna on kolmapäev. Täna siis tuleb kappe veel, hakatakse koristama ja homsest hakkavad tulema siia kaubad sisse. Mina lähen homsest ära kooli, jälle eksamid käivad ja tulen tagasi sealt reede õhtul ja plaanis on siis laupäeval tulla ja vajadusel ka pühapäeval panna võimalikult palju kaupa välja ära. Kõik selleks, et näha, et kus on mingisugused vajakajäämised, probleemid võivad tekkida, et me saaks neid nädala alguses lahendada ja siis, ainult siis on see võimalik, et me teeme nädala keskel selle poe lahti. Tohutut avamispidustust kohe ei tule, aga plaanis on. Millal ma ei oska öelda. Siis teine asi on, et see ala, mis siin on, jääb esialgu tühjaks, sellepärast, et me alles lahendame siin muresid erinevaid, et mööblimees prioriteet oli saada poeasjad ehk riiulid ülesse ja see siin on siis järgmine asi, mida tegema hakata tal. Ja tagaseina toon on ka siuke asi, et ma proovin seda kuidagi muud moodi ennast lahendada, et mitte muud moodi, vaid see peab tumedamaks minema. Vot, aga hoidke siis silm peal. Kõik läheb hästi, siis ma teen kohe teile teisipäevaks siis ka ühe video ja näitan, mis me siis teinud oleme, kuidas see pood välja näeb juba siis, kui teil on asjad sees. Seniks aga, hoidke meile pöialt, et kõik läheks hästi. Nii, kuidas käib smoki kahe kokkupanemine? Tegelikult on vist nüüd on sellel konfil ka samasugune sisu, ainult et lühemad need pulgad. Enne tuleb kõvasti võtmetele piitsa anda, et see raam endale ehitada. Kokku. Üks on auguga ainult, jah? See on kõige tähtsam ka. Miks? Ta peab ju jääma vitsast nii. Millest? Vitsast. Ta siia vitsa koha peale jääb. Ja. Et ta ikkagi hingab sealt. Aga ma tahaksin ringi tõsta, Martin, nüüd. Nii? No see läks külje peale. No see ei sega ju. Külje peale. Mulle üldse ei meeldiks. Mulle nagu ei meeldiks kindlalt. Nii siis. Aitäh. Mul on. Ülevalt on hea vaade, kus kaks muna pealt paned muna kokku. Maksitrollid on meil appi tulnud. Aitäh! Ikka, ole hüve! Nii, mis te teete? Selgitage töö nime. Maxid. Tõstavad Maxi. Tuumalt timmi, jah? Hiigelahi. Äge. Jah, millest annab aimu juba ka see, et kaane tõstmise jaoks on vaja 5 vedrut. Vägev. Ma olen väga rõõmus, kui ma lähen sellega. Priit, mitu grilli saldos on? Ei tea praegu. Okei. Nii. No.
mitu grilli saldos on, mehed? 8 või? 8 vist jah? 9. 9, seal on ka, jah? Jah. Tõmba need nurgad üle. Lihtsalt. Nii, maitseettepanekuga ka on algus tehtud, aga siin on veel kõvasti minna. Sellepärast, et